Sure. No nii, Riita, millest sa meil nüüd räägid? Nüüd ma räägin sellest, mis see lomi-lomi massaaž siis õigupoolest on. Ma natuke tunnen, et mul on keeruline sellest rääkida, sest kõige parem aimdus ühest massaažist on ikkagi massaaži kogedes, aga võtan ennast kokku. Ehk et ma alustaksin sellest, et kui ma olin lomi-lomi massaaži juba enda jaoks avastanud ja kui ma teda juba ka laiemalt pakkusin ja samal ajal oma kodulehte lõin, siis ma sattusin Maari Soekovi kunstinäitusele. Ja ma ütlen ausalt, et enne seda näitust olid minu silmad kunstile justkui suletud, aga Maari tööd avasid minus mingisuguse uue tahu, mis hakkas kunsti, just nagu maalikunsti, väga nautima ja nagu nägema kunsti ja väärtustama kunsti üldse kui sellist. Ja nii kui ma tema töid nägin, mul tekkis kohe teadmine, et selle naise ma kutsun endale nii-öelda lauale, teen talle lomi-lomi massaaži ja palun temal maalida seda tunnet. Ja järgmisel päeval olin siis kohe Maari stuudios, ta elas siis õnneks Tallinnas. Ja rääkisin talle oma loo ära ja siis ühel päeval tema mulle lauale tuligi ja seda massaaži koges. Ja siis sündis üks hästi kaunis maal, mis on siin ka minu paremal käel seina peal. Et see maal on siis ka justkui nagu minu lomi-lomi justkui niisugune Nike koma, et see illustreerib mu kodulehte ja visiitkaarte ja kinkekaarte, et see on see. Ja selles maalis on ka kogu see tunne minu jaoks sees, mis see lomi-lomi siis on. Ja see, kuidas Maari seda oma tunnet kirjeldas, et mul siiamaani tõusevad nii-öelda ihukarvad püsti, kui ma sellele mõtlen ja maali pealkirjaks sai usaldus. Ja ta kirjeldab oma tunnet niimoodi. Selle maali kandev mõte sündis lomi-lomi massaaži käigus kõrgustes liueldes. Mul tekkis tunne, et ma olen tilluke ja rahulolev. Mind hoidsid maa ja taeva vahel kellegi suure ja hoolitseva peod. Ma tundsin tuult oma kehal ja aimasin kuskil kaugel all laiuvat sügavikku. Ma usaldasin ennast täielikult selle kaitsevaimu hoole alla ning tekkinud pingevabas vaikuses leidsin paiga oma mõtetes, kus ma saan puhata, ennast ravida ning vanadele valudele andeks anda. Ja mis on eriti äge, et Maari tundis täielikult ära selle essentsi minu kui algaja lomi-lomi praktiseerija käte vahel, mis see lomi-lomi siis päriselt on. Kust lomi-lomi pärineb üldse? Ta juured on Hawaii šamanistlikus kultuuris ja lomi-lomi tähendabki või lomi tähendab massaaži Hawaii keeles. Ja kui Hawaii'l on midagi eriti püha, siis öeldakse seda 2 korda, et rõhutada seda pühalikkust ja nii ongi lomi-lomi massaaž. Ja lomi-lomi massaaži tegelikult on 6 või 7 erinevat liiki. Aga see, mida mina praktiseerin ja mis on Euroopas või läänemaailmas pigem tuntud, on lomi-lomi templistiilis massaaž, mille Euroopas ja läände 70-ndatel, siis kui algas vinge hipiliikumine, läänemaailma tõi selle selline kahuna, siis Hawaii šamaan nagu Abraham Kawai. Ja tema siis traditsioonilise lomi-lomi
nii-öelda täiendas siis selliste kaasaegsete massaaživõtetega ja nii ta tänu Abraham Kavaile siis levima hakkaski. Ja seda siis iidsetel aegadel legendi järgi tehti siis niiviisi, et kui seal hõimus oli kas kellelgi midagi viga või oli vaja sellist mõnusat väestamist, siis see kamp läks siis looduslikku püha paika, Eesti mõistes Hiide. Ja seal nemad võisid öid ja päevi laulda, tantsida, masseerida, palvetada, kuni siis asi tehtud sai. Et meie või mina siin oma seanssidel piirdun siis 1,5 kuni 2 tunniga. Aga mis on hästi oluline ja mida ma alati teen, on see, et ma loen massaaži alguses ühe palve, ma teen seda eesti keeles, see on mul Hawaii keelest eesti keelde kohandatud. Ja see palve aitab luua energeetiliselt seda püha ruumi. Ja mina väga usun, et sõnal on väga suur jõud. Ja sõna ja palve hakkab juba siia energeetisse välja midagi punuma. Ja kui inimesel on mingi kindel taotlus või soov, millega ta tuleb, siis seda ma ka tema käest enne seanssi küsin. Ta ei pea mul seda ütlema, aga ta võiks sellele enda sees tähelepanu pöörata. Ja lomi massaaž on hästi õline massaaž. Ja õli iseenesest aitab voolata, aitab teha erinevaid võtteid nii kliendi keha ümber kui kliendi all, et see massaaž on hästi inspireeritud loodusest, looduselementidest ja suures osas just nagu veest, voolamisest, ookeanist, sellisest vahutavatest lainetest, tõusudest, mõõnadest. Et kui sa kujutad ette, kuidas laine nagu rannale tuleb, millise hooga, milles jõuga ja kuidas ta vaikselt jälle merre tagasi suubub ja jälle tuleb kaldasse ja jälle suubub õrnalt tagasi, et lomi üheks põhiliseks võib-olla, kuidas ma ütlen, eripäraks on see, et tugev puudutus vaheldub õrna puudutusega, et inglise keeles on siuke hea väljend nagu press and caress ehk et suru ja hellita. Ja see annab nagu kehale sellise mõnusa nagu flow, sellise mõnusa tunde ja hästi oluline korduste arv, rütmilisus, rütmide vaheldus ja mida ma võimendan ka seda elamust või kogemust sellise väga hoolikalt valitud muusikaga, et muusika aitab ka minna veel sügavamale enda sisse. Ja minu tunnetus lomi puhul on see ka, et ta aitab inimesel taastada ja luua kontakti ka loodusega, looduse rütmidega, iseenda päris olemusega. Ehk et enda väega, enda loovusega. Et ta aitab inimesel justkui mõista või tunnetada paremini seda kohta endas, miks ta päriselt siia ilma loodud on ja mis on see tema justkui see elu kutse. Ja meie enda Fred Jüssi on ühes intervjuus väga tabavalt öelnud, et inimeses on olemas palju, et ta ei teagi, mis temast tegelikult peidus on, mis potentsiaal temast peidus on. Ja et on vaja impulssi, mis mõtte või selle teatud kanali vabastaks, on vaja puudutust, mis selle punga inimese hinges avanema paneks
ja sellele pungale on vaja peale hingata, et sellest õis kujuneks, et minu jaoks see ka võtab sellise lomi algupärase idee üldse nagu väga kokku. Ja lomi massaaž siis ka füüsilisel tasandil loomulikult aitab lõdvestada füüsilist keha, aitab tänu sellele hoida meie immuunsüsteemi tugevana, aitab vabastada erinevaid stressiseisundeid, millest me ei pruugi isegi nagu teadlikud olla, stimuleerib vereringet, ainevahetust, aitab kehal vabaneda toksilistest jääkainetest ja seda aitab teha just nimelt ka see massaažiõli, et õlil on võime kehast välja tõmmata toksiine. Ehk et siuke iseenda õlitamine ka igapäevaselt on väga tervistava kogemus üldse. Ja õli ka, kui rääkida õlist, siis õli ju tuleb seemnest, et kui on näiteks kas mingi pähkliõli või mingi seemneõli, et see seeme, millest õli pressitakse, ta on ju nii vägev, ta on nagu see elu alge, temast hakkab elu nagu kasvama või virguma ja kui sa sellisest väekast seemnekesest või pähklikesest selle õli pressid, siis selles õlis on kogu see vägi sees ja see juba omakorda päästab seda inimest, kes sellise armastava puudutusega selle õliga nii-öelda üle kallatakse ja sisse määritakse. Ja hästi natukene räägin ka sellest protseduurist, et nagu ma ütlesin, hästi õline massaaž. Aga massaaži lõpus teen sind puhtamaks, on võimalus kasutada duši. Minu poolt on kõik rätikud ja vahendid selle jaoks. Ideaalis ma näen, et inimene, kes lomi massaaži kogema tuleb, et tal pärast massaaži oleks sellist mõnusat vaba aega, et ta ei pea kohe tormama kuskile koosolekule või kohe tormama mingeid argiseid asiseid toimetusi tegema. Et kui vähegi võimalik, siis sättida seda aega niiviisi. Ja nagu ma ütlesin ka, siis iga massaaž algab palvega. Ja massaaži ma teen alasti kehale, intiimsed kohad on rätikuga kaetud. Aga et naisterahvastel siis rind oleks paljas, kui ma palun selja peale keerata. Kui see ei ole okei, siis ma saan ka rinda katta, aga see natukene takistab ikkagi sellist vaba voolamist. Ja meesterahvastele ütleks nii palju, et kuna tegemist on üsna õlise ja sensuaalse massaažiga ja kui tekib erektsioon, siis see on täiesti okei, seda ei pea häbenema hakkama sellega, seda ei pea kuidagi alla suruma, et see ongi just keha reaktsioon puudutusele, et ta võib tulla, ta ei pruugi tulla, et kõik on nagu täiesti okei. Ja natuke venitan ka massaaži ajal, et saada liigesed liikuma, natuke rohkem avarust kehasse üldse. Et minu jaoks on see hästi terviklik massaaž pealaest varvast otsteni, sõrmeotsteni välja, et ja mida ma olen oma klientide tagasisidest nii-öelda kuulnud, et ka, et öeldakse, et päris mitu päeva on pärast selline mõnus, rahulik tunne, et siuke jõud kuidagi taastub inimese sees, et võib lausa justkui mägesi liigutada. Ja ka, et aitab nii-öelda loovusele kaasa. Ja on öeldud, et see on midagi palju rohkemat või midagi muud kui lihtsalt massaaž. Et väga, väga palju positiivset tagasisidet olen saanud. Ja mis veel on oluline öelda, et massaaž võib viia sind väga sügavale enda sisse, võib
luua kontakti mingisuguste tunnetega, mida inimene pole võib-olla tükk aega tundnud, pole lubanud endal tunda. Et vahel võib massaaži käigus inimene muutuda emotsionaalseks, võib hakata pisaraid voolma, võib hakata suure häälega naerma. Et see on ka täiesti okei, et keha kui vabaneb ka nendest alla surutud tunnetest, emotsioonidest, mis ka meil erinevaid stressiseisundeid tekitab. Et praegu ma rohkem ei oskagi midagi öelda. Alati, kui on küsimusi, võite mulle kirjutada, helistada, meeleldi vastan. Et minu kontaktid on siis minu kodulehel lomilomi.ee ja Instagramis ja ka Facebookis. Et väga ootan sind Lomilomi massaaži kogema omal nahal sõna otseses mõttes. Ja suur tänu, et sa jaksasid ja tahtsid praegu selle video lõpuni kuulata, vaadata. Ilusat olemist sulle. Aitäh!